See on Türgi jaoks hea algus sellel olulisel NATO tippkohtumisel. Washingtoni ja Ankara sõprus on kogu maailmale selgelt näha. President Donald Trump ütles, et tühistab Türgi vastu kehtestatud sanktsioonid ning kaalub endiselt, kas müüa Ankarale F-35 hävituslennupeid hoolimata kongressi kehtestatud keelust. USA juht tegi need märkused istudes president Recep Tayyip Erdoğani kõrval kahepäevase tippkohtumise alguses Türgi pealinnas teisipäeval. 2020 aastal kehtestas Washington Türgi vastu sanktsioonid, kuna riik ostis Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemid. Samuti eemaldati Ankara F-35 hävituslennukite programmist, mida Türgi nimetas tol ajal ebaõiglaseks ja ebaseaduslikuks. Nüüd, enne tippkohtumist hoiatas Benjamin Netanyahu F-35 lennukite müügi eest, korrates oma seisukohta. Türgi on režiim, mida on nakatanud moslemi vennaskond, äärmuslik liikumine, mis hüüab surm Ameerikale. Nüüd kuulame kõigepealt veel Ameerika Ühendriikide liidri sõnu, kui ta kiidab Türgi lojaalsust. No, see on otsus, mille me teeme. Meil on väga head suhted. Ma arvan, et paljud inimesed, ma võin teile öelda, paljud inimesed, kaasa arvatud need, kes siin istuvad, mõtlevad, teate, miks me ei peaks seda tegema? Meil on Türgiga paremad suhted ja Türgi on olnud paljuski palju lojaalsem kui teised riigid, kellest me arvame, et nad oleksid lojaalsed. Nii et jah, see on kindlasti midagi, mida me kaaluksime. See on suurepärane lennuk. See on parim praegu, kaugelt parim lennuk. Ja see on kindlasti midagi, mida me kaalume, jah. Ja vaid hetk tagasi rääkis Benjamin Netanyahu taas oma muredest Türgi pärast. Iisraeli peaminister ütles CNN-ile. F-35 hälitajate müük Ankarale hävitaks jõudude tasakaalu Lähis-Idas. Kuulake. See ei ole rahu ja stabiilsuse jõud. Ja kui te annate, teate küll, sellisele radikaalsele režiimile, mis vajadusel naeratab Ameerikale või vajadusel naeratab Ameerika Ühendriikide presidendile. Kui annate neile selle võimu, näete selle tagajärjel agressiooni. Mina ei teeks seda. Rohkemate reaktsioonide saamiseks on mul hea meel tervitada Ameerika Ühendriikide mereväe erru läinud kaptenid Gary Tabachit, endist NATO terrorismivastase keskuse komandöri, kes liitub meiega nüüd Kiievist, Ukrainast. Suur tänu teie aja eest. Siin on mitu teemat, mida lähti mõtestada. Alustame sellest, et president Donald Trump ütles, et ta on takistanud Türgil Iisraeli ründamast ning kiitis Recep Tayyip Erdoğani, nagu me kuulsime, nimetades teda sõbraks ja kiites tema lojaalsust. Kui ta annab rohelise tule F-35 hävitajate müügiks Ankarale, kui oluline see oleks? Mis te arvate? Kõigepealt aitäh, proua Alvin, et mind kutsusite. See on alati suur rõõm. Me peame meeles pidama, et just president Trump algatas 2019. aastal sanktsioonid F-35 müügi vastu Türgile ja surus need läbi Ameerika Ühendriikide kongressis, mis nüüd võtab vastupidise suuna. Ta ütleb ainult, et kaalub seda. Ma mõtlen, mida ta peakski tegema. Ta üritab kokkuleppeid sõlmida. Ta teeb kokkulepped, mis tähendab lihtsalt seda, et Türgi peab midagi tegema. Et see tooks kasu meie riigile või Iisraelile, kui nad seda teevad, kui ta kaalub seda ja kui ta suudab kongressi veenda ümber pöörama selle, mille ta 2019. aastal veenis neid tegema, relvamüügi vastu of the F-35. Lisaks teadan üks ütlus ja ma arvan, et president Trump on sellest väga hea näide. Sa pead hoidma oma sõpru väga enda lähedal, aga vaenlasi veelgi lähemal. Nii ongi president Trump minu arvates kogu aeg tegutsenud. Ja nagu sa välja tõid, Türgi tõesti tegi midagi. Ta ei täpsusta, mida Türgi meie heaks tegi, mitte aidates Iraani, kui me neid ründasime. Erinevalt meie teistest NATO liitlastest riikidest, kes takistasid meid ja olid kahjulikud meie sõjas koos Iisraeliga Iraani vastu. Jällegi F-35, ma arvan, et see on poliitikute jutt, kui aus olla.
Ja kogu austusega peaminister Netanyahu vastu, ta räägib Iisraeli kodanikele ja oma valijatele nii, et see neid elevile ajab. Ja president Trump pöördub Ameerika valijate, Ameerika rahva poole, sest F-35 ilma Iisraelita ei lenda. See ongi nii lihtne. F-35 jaoks toodetakse Iisraelis olulisi komponente, elektroonikat, kiivrit, olulisi osi kiivri jaoks. Ma ei tea, kas te olete sellest teadlik. F-35 tiivad valmistatakse Iisraelis. See lennuk ei lenda ilma kiivrita, ilma elektroonikata ja kindlasti ilma tiivadeta. Nii et ma arvan, et kui F-35 kunagi müüakse, siis praegu alles kaalutakse seda. Pole mingit põhjust leppeks. Kui seda kunagi Türgile müüakse, peab Türgi olema Iisraeli vastu kena. Vastasel juhul nende lennuk ei lenda. See oleks kindlasti Iisraelis muret tekitav, sest sul on õigus. Poliitikud ütlevad oma valijatele seda, mida vaja. Nad naeratavad, suruvad kätt ja vaatavad kaamerasse siis, kui vaja. Samal ajal on Iisraelis tõsine mure Türgi püüdluste pärast. Ja me kuulsime hetk tagasi Benjamin Netanyahut ütlemas, et Recep Tayyip Erdoganil on agressiivsed püüdlused, mis tema sõnul on selgelt muret tekitav. Ta ütleb, et selline müük hävitaks jõudude tasakaalu Lähis-Idas. Murest võib aru saada. Mis on teie arvamus, teie vaatenurk? Mis ajast on Iisrael sellepärast nii mures olnud? Jällegi, alati on olnud see tasakaal. Teid ümbritseb 500 miljardit araablast. Teil on Iisraelis palju asju, millega peate tegelema, ka sisemiselt. F-35. See ei ole suur asi, mis tekitaks tasakaalutust. Teate küll, ma olin 3 aastat Türgis, kui olin seal NATO terrorismivastase keskuse ülem. Ei, seda tasakaalu ei teki ja Türgil ei ole piiri Ukrainaga. Iisraeliga. See oli siis freudilik vääratus. Ja jälle ma arvan, et peaminister Netanyahu räägib Iisraeli kodanikega enne valimisi. F-35 teiseks, esiteks seda kaalutakse, nii et president Trump manööverdab samuti, öeldes umbes nii, kuula, kui sa oled tubli poiss, ostan sulle nädalavahetusel jäätise, kui viin sind loomaaeda. See ei tähenda, et ta selle neile annab, sest jällegi, see ei ole president Trumpi otsustada. See on meie kongressi otsustada, sest president Trump surus selle 2019. aastal kongressist läbi. Nii et lõpuks võib ta öelda, kuula, Erdogan, me oleme parimad sõbrad, ma armastan sind mees. Sa oled minu heaks nii palju teinud. Me oleme parimad sõbrad, tead küll. Aga kongress ja need on demokraadid, nad on nii kohutavad, tead, see on jube. Lihtsalt selguse huvides Erdogani seisukohad Iisraeli ja eriti Iisraeli peaministri suhtes pole mingi saladus. Loomulikult on ka Türgi sidemed Hamasiga muret tekitavad. Ja loomulikult seisab Iisrael silmitsi eksistentsiaalsete ohtudega mitmest maailma piirkonnast korraga. Nii et mured on kindlasti tuntavad. Samas viitasite sellele, et olete praegu Ukrainas. Ja me teame, et Volodymyr Zelenski on samuti Türgis. Ukraina president kasutas oma kõnet, et kutsuda liitlasi üles andma Kiievile õhutõrjesüsteeme seal, kus te olete, et kaitsta seda Venemaa rünnakute eest. Nagu see, mida nägime selle tippkohtumise eelõhtul. Nagu te teate, olles ise koha peal, mida saate sealt jagada? Kui kiireloomuline on praegu Kiievis abivajadus? Seal on kindlasti vaja nende perede jaoks abi. Terved perekonnad hävitatakse. Hävingut on nii palju. See on tõeline terror. Ma ei pea ju Iisraeli inimestele seletama, mis on terrorirünnakud, aga siinset elanikkonda lihtsalt terroriseeritakse ja tapetakse. Palju inimesi, palju perekondi, palju süütuid inimesi tapetakse. Seega kindlasti peavad Ameerika Ühendriigid, Euroopa liitlased, türklased ja meie Araabia liitlased Pärsia lahes arvestama, et lisaks Iraani sõjale käib veel üks sõda. Ja see on globaalne sõda ning see on sõda Ukrainas, see on globaalne lugu. See ei ole ainult Iisraeli ja Iraani vahel või meie ja Iraani vahel või Ukraina ja Venemaa vahel.
ja me näeme seda ja sellepärast arvan ma, et president Trumpi kritiseeritakse üsna tihti ebaõiglaselt. Vähemalt ma mõtlen isegi, kui minna tagasi Iisraeli juurde, aasta tagasi Hamasi ja Gaza teemal, kuidas ta seob teie käed selja taha, ilma et laseks teil tööd lõpule viia. Ja me näeme nüüd Hamasi puhul ja kuidas me seal edasi liigume, sama asi Liibanoni puhul, me näeme seda enneolematult. Liibanon tunnistab Iisraeli õigust eksisteerida, kuid Iisrael läks end kaitsma Liibanoni territooriumile. Ja sellega sõlmitakse kokkuleppeid. Nii et kõiki neid asju, mille ees president Trumpi juba ette ebaõiglaselt kritiseeritakse ja naeruvääristatakse. Nagu praegu, ta müüb F-35, ta on F-35 müümisest veel väga kaugel, aga võib-olla kasutada seda peebutisena. Ja jälle On veel üks probleem, milleks on Ukraina. Ukraina kannatab väga palju ja Ukraina rahvas kannatab väga palju, selles pole kahtlustki. Nii et sellel NATO tippkohtumisel pööratakse kindlasti osa tähelepanust Iraani probleemil kõrvale. Ja osa tähelepanust tuleb jagada Ukrainaga, aga jällegi, ma arvan, et see on globaalne, see on ühine võitlus. Vaenlane on sama. Kahjuks Ukrainas, Iisraelis, Hiinas ja Venemaal ei nähta seda. Meil kõigil on ühine vaenlane. No me kuulsime, kuidas Donald Trump varem ütles, et talle ei meeldi sõjad. Ootame, mis tippkohtumiselt välja tuleb. Erru läinud kapten Gary Tabach otse Kiievist. Tänan teid aja eest. Suur tänu. Suur tänu. Aitäh. Nägemist. Ja nüüd, et seda kõike lahti seletada, tervitame stuudios turvaanalüütikut Jakob Lappinit, Ross Handler Reporti saatejuhti ning Jaki Tajanit, endist Iisraeli konsulit Los Angeleses. Härrased, suur tänu teile mõlemale. On palju millest rääkida, aga ma tahaksin alustada sinuga, Jaki. Pilt Donald Trumpist, kes kiidab Recep Tayyip Erdogani lojaalsust ja tugevust. Kui me neid pilte vaatame, võivad need olla naeratused kaamera jaoks. Võib-olla toimub kulisside taga midagi, millest me praegu aru ei saa. Teie mured, kui vaatate neid pilte praegu Ankarast? Ma arvan, et suur mure on see, et Erdogan esindab islami fundamentalismi. See tähendab moslemi vennaskonda selles piirkonnas. Ta on kindlasti Hamasi terroriorganisatsiooni ja teiste terroristide keskpunkt, kes plaanivad igasuguseid asju Türgi kaudu. Nad kutsuvad kindlasti üles Iisraeli riigi hävitamisele. Ta mängib väga negatiivset rolli. Ja see on omamoodi telg, mis loodi koos Katari ja teiste riikidega. Aga Trumpil on mingisugune sümpaatia Erdogani vastu. Me teame seda. Ja Erdogan mängis väga konstruktiivset rolli Hamasiga sõlmitud kokkuleppe ja ka iraanlastega sõlmitud kokkuleppe saavutamisel. Nii et ta hindab Erdogani väga kõrgelt. Ta tahab teda selle eest tänada. Aga see on osa Lähis-Ida väärarusaamadest ja arusaamatustest. See meenutab mulle, kuidas Trump ütles, et Ashar peaks sisenema Liibanoni ja seal korra majja lööma. See on osa Lähis-Ida valesti mõistmisest. Praegu mängib Erdogan väga negatiivset rolli. Ma loodan, et F-35 tehing ei realiseeru. Kindlasti on tal kongressis suured piirangud, sest türklastel on oma õhutõrjesüsteemid S-400, mille nad ostsid venelastelt. Seega on kongressi seatud piirangud. Seega oleks Trumpil väga raske seda kongressis muuta, eriti arvestades, et ta võib seal peagi kontrolli kaotada. Ja see kokkulepe ei jõua enne seda kindlasti kongressi. Ja pealegi mäletame, et pärast Abrahami kokkuleppeid lubas Trump AÜV-le F-35 hävitajaid, kuid midagi ei juhtunud. Nad ootavad siiani, et lennukid saabuksid. Seega arvan, et see kokkulepe ei saa teoks. Aga fakt, et Trump seisab Erdogani kõrval, õlg õla kõrval, see on mingisugune probleemide peegeldus Lähis-Idas ja nõrkus, mida Ameerika Ühendriigid praegu Lähis-Idas näitavad. Olgu see siis katastroofiline kokkulepe iraanlastega või mitte kokkulepe, vaid arusaamatuste memorandum, nagu me seda nimetame, ja muud asjad, see ei ole hea aeg. Aga Trump, nagu Trump ikka, loodetavasti muudab ta pärast vahevalimisi kurssi. Siis muudaks ta oma kurssi iraanlaste suhtes ja sellel oleks mõju
kogu piirkonnale. Praegu arvan ma, et see ei ole hea tee, kuid asjad võivad Lähis-Idas lähitulevikus muutuda. Jakob Lapin Iisraeli vaatenurgast vaadates, olenemata sellest, kas kokkulepe sõlmitakse või mitte, on väga selge, kuidas Donald Trump seda liitlast näeb. Recep Tayyip Erdoğani puhul, kuidas tema näeb seda positiivset suhet ajal, mil Iisraeli peaminister ütleb otse Ameerika televisioonis, et mitte nii kiiresti. Ja ma mõtlen, vaata, minu arvates on nii, et Türgi ja Erdogan tegid siin tõelise petliku turundustriki, esitades end usaldusväärse ja tugeva NATO liitlasena. Milline NATO liitlane võõrustab Hamassi? See oleks nagu NATO liitlane, kes võõrustab ISISt ja Al-Qaidat ning ootab, et USA tuleks ja avaldaks sellele austust. 400 fakt, et neil on need Vene süsteemid, võimaldab venelastel saada tagaukse kaudu andmeid nende õhutõrjesüsteemide radaritelt. Juba ainuüksi mõte müüa riigile, kes on ostnud need Vene arenenud õhutõrjesüsteemid, mis on mõeldud F-35 vastu tegutsemiseks. Ma arvan, et see mõte võtaks Pentagoni juhtidel tööune. Seda avalikult välja öelda on tegelikult omamoodi alandus Ameerika positsioonile maailmas. Ja on veel nii palju muid asju, et Jaki mainis seda, mis on probleemsed. Türgi kiusab Kreekat, Türgi kiusab Küprost. Pole juhus, et me kuulsime viimastel päevadel Iisraeli ja Kreeka õhuväeõppusest Kreetal, kus väidetavalt Iisraeli tankimislennukid aitasid Kreeka hävitajatel õppida, kuidas teha kaugmaa rünnakumissioone. See on väga selge sõnum, et nii Iisrael kui ka Kreeka tunnevad end ohustatuna sama riigi poolt. Nii et päeva lõpuks vaatame me sunniitlikku radikaalset jõudu, mis püüab taastada vana Osmanite impeeriumi. Püüdes mitmel moel täita tühimikku, mille Iraani šiidi telg on jätnud, nautides samal ajal puutumatust ja mainet kui oluline NATO liige. Ja mitte keegi peale Iisraeli ei kritiseeri neid selle pärast. Nii et lihtsalt see, et Iisrael kritiseerib meid avalikult, ei tähenda, et teistel riikidel ei oleks samu muresid. On Araabia riike, keda Türgi roll teeb murelikuks, kuid nad on selles osas palju vaiksemad, nagu neil kombeks on. Saksa välisminister tuli just Iisraeli, et avaldada Iisraelile toetust, lähtudes Türgi välisministri avaldusest Iisraeli vastu. Seega oli tema jaoks oluline NATO tippkohtumisele minnes Iisraelis läbi käia, et seda toetust väljendada. Ja ma lihtsalt ütlen, et see on oluline punkt ja just seda ootaksimegi lääne liidritelt. Ja viimane asi, mida ma siin ütlen, on see, et asi ei puuduta ainult F-35 lennukeid. On palju tõenäolisem tehing, mis puudutab reaktiivmootorite müüki. Neid nimetatakse F-110 reaktiivmootoriteks, mida Türgi soovib kasutada oma enda kodumaise hävituslennuki Kaan masstootmiseks. Türgi müüb neid Indoneesiale ja teistele riikidele. Türgi arendab mitme miljardi dollari suurust arenenud kaitsetööstust. See ehitab rakette, see ehitab tiibrakette, see ehitab droone. Ja Iisrael peab olema väga-väga valvas, et see tehnoloogia ei satuks Süüriasse, mis muutub kiiresti Türgi käepikenduseks.